Hei vlogid, see Anna Banana. Täna on esmaspäev 11. mai, kell on 16.57 ja kui te näete, siin taga on kast, mis on tavaliselt tühi, aga hetkel on seal peili sees, sest me oleme tulnud loomaarsti juurde. Meil ongi kella 5 aeg, ma lähen kohe sisse, ma pärast selatan ära, miks me siin oleme. Reaalselt ma ei tea, kuhu see vlog läheb, ma reaalselt vlogin ainult sellepärast, et me saime tänaseks aja ootamatult ja me peame peilile tegema kiire kontrolli loomaarsti juures ja siis ma saan täpsemalt teada, mis toimub, miks see toimub ja mida me teha saame. Update kell on 17.02 ja mind saadeti tagasi autosse, aga nüüd mul ongi aega siin võib-olla rääkida, mis täpselt toimus. Ma loodan, et pole midagi väga hullu, aga Peili on siis kääbustõugu koer, Pomeranian, ja mida väiksem su koer on, seda rohkem sa pead nende hammaste eest hoolitsema. Ma ei oska ühtegi näidet tuua, aga suured tõud, neil sa isegi ei pea kunagi hambaid pesema, nad lihtsalt närivad konti ja millegipärast neil ei teki hambakivi ja kõik peaks olema okei. Aga mida väiksem su koer on, ma olen niimoodi aru saanud, seda rohkem neil on hambaprobleeme ja me oleme seda algusest peale teadnud ja sellepärast me oleme Peili hambaid pesnud alates sellest, kui ta oli kutsikas absoluutselt iga õhtu. Kuigi me peseme iga päev hambaid, siis me oleme näinud, et tal on nagu mõnes kohas natuke hambakivi, aga me käime ju regulaarselt arsti juures, tal vaktsiine tegemas ja nad on ta siis alati üleni üle vaatanud, et kuidas tal hambad on ja kõik muud asjad, mida peab üle kontrollima ja ma olen ise veel välja toonud, kui tal on mingi hambakivi või midagi ja mul on öeldud, et see on täiesti normaalne, et see on nagu väga minimaalne, pole vaja eemaldada mitte midagi. See, kus tal ülivähe seda hambakivi on tagumised hambad, nii et see, mis juhtus, on eriti kummaline, aga põhimõtteliselt oli siis laupäeva õhtu, kui Oliver pesi jälle õhtul Peilil hambaid ja ta pani tähele, et Peilil üks hammas liigub, nagu üks esihammas täiesti liigub. Oli laupäeva õhtu ehk ma ei hakanud kuskile helistama, annab paar tundi oodata küll, onju, ja ma lihtsalt guugeldasin, milles võib asi olla ja Google'ist ma leidsin, et on 2 varianti, et kas tal on olnud mingisugune trauma, näiteks ta on ise kogemata. Juba tulevad. Tule sisse. Tule sisse lihtsalt. Nii hullame? Ei no, tule vahetkonna tulla. Eemaldamiseks. Tähendab praegu siia ära. Räägi pärast poole tule sisse. Okei, sorry. Ma hakkasin nutma, see pole üldse nii tõsine, ma luban, aga... Ma ei saa nina nuusata, sest ma ei saa mask ees. Ma ei mäleta, kus ma pooleli jäin. Vist kuskil seal, et me avastasime, et tal hammas liigub ja samal õhtul ma siis guugeldasin ja ma leidsin 2 varianti, et kas ta on saanud mingi trauma, näiteks on ise mänginud kuidagi hamba lahti tõmmanud, aga siis see peaks ise mingi aja peale tagasi minema kinni või tal on põletik ja tal päriselt hakkab hammas ära tulema. See põletik on ilmselgelt halvem variant ja nagu ma ütlesin, siis tal on hoolimata sellest, et me ta hambaid nii korralikult peseme suus natukene hambakivi, aga me oleme näinud seda ainult tagumiste hammaste juures. Esimesed hambad tundusid meile täiesti valged terved, nii et see nagu ei olnud üldse loogiline. Järgmine päev ma helistasin siis mis on see koht, kus me tavaliselt käime ja meile öeldi, et see on liiga väike probleem ja nemad hetkel sellega ei tegele. Ilmselgelt eriolukorra pärast. Aga ma ei tea, minu jaoks tundub see küll päris tõsine, kui mu koeral nagu hakkab hammas küljest ära tulema, onju. Miks ma reageerin selle põletiku peale nii tõsiselt on see, et mu vanakoer Tommi, kes elas mul siis vanemate juures, ma sain ta, kui ma olin algklassides kunagi. Ta ei olnud küll nii pisike, ta oli umbes 7-kilone koer, ehk siis poole suurem kui Peili, tal olid hambad ka tunduvalt suuremad, aga ikkagi ta oli pisike koer ja ma olin 10, mina ju ei teadnud seda infot, et sa pead koertel hambaid pesema, keegi ei õpetanud meile. Ta oli selline krants ka, võib-olla tollel ajal keegi ei pesnudki niimoodi hambaid ja kuna me teda väiksest peale ei harjutanud, ta ei lasknudki suuremana, ta lihtsalt hammustas meid, kui me üritasime tal hambaid pesta ja tema hambapõletik läks ikka väga hulluks niimoodi, et see lõi talle mujale ka. Tal olid silmad kogu aeg lihtsalt nagu jooksid, tal oli kõik siit eest must, sest et tal oli selline hammaste põletik ja siis tal tulid teised terviseprobleemid, tal oli hästi palju, ta suri, kui ta oli, ma pole kindla, kas ta oli mingi 14 või 15, aga ikkagi ta oli lõpuks väga haige ja põhiprobleem oligi hambad ja paljud teised probleemid, mis tal olid, tulidki sellest, et tal oli suus selline põletik ja sellepärast see ongi nagu minu jaoks hästi muret tekitav. Ma ei taha seda kuidagi hinnanguliselt öelda, enam meid vastu ei võtnud. Võib-olla ma andsin sinna siiski juurde hinnangu, aga nagu see on see, mis nad lihtsalt mulle ütlesid, et see pole piisavalt tõsine. Nemad meid vastu ei võta hetkel, nad ei tea, kuna nad saavad meid siis vastu võtta ja ta ei tea, kuhu mujale minna ka. Ja siis me nagu, aitäh, mitte mille käest.
kõik teised kohad olid nädalavahetusel kinni. Ma teadsin, ma niikuinii ei lähe kuhugi kohe kohale, aga lihtsalt tahtsin infot, sest et ma olen tema pärast mures, on ju. Ja nüüd esmaspäeval täna hommikul ma helistasin ühte teise kliinikusse. Ma arvan, võin öelda, ma olen Janne Orro kliinikus. Me leidsime, et sellel on ka päris head review'd ja nemad võtsid meid kohe täna samal päeval vastu ja nüüd me käisime seal sees ära. Peili vaadati üks ilma minuta läbi, kui ma siia autosse tulin, sest et neil on ruumid liiga väikesed ja praegu eriolukorra tõttu ei tohi seal liiga palju inimesi koos olla. Ja tuli välja, et tal ongi see hammas põletikus ja me peame selle välja tõmbama. Praegu ma käisin sees, mulle just öeldi suudis ja ma hakkasin nutma. Ma tean, see pole üldse nagu nii tõsine, aga ma ikkagi muretsen, sest et see, kuidas koertel tõmmatakse hambaid välja, on see, et nad pannakse narkoosi alla ja narkoos on alati riskidega, eriti kui sul on väike 3-kilone koer. Me täna kaalusime tule, ta on täpselt 3 kilo. Õnneks ta on nagu noor ja terve. Üritan mitte liiga palju muretseda, aga jah, me saime nüüd neljapäevaks aja opile. Täitsa nagu päris op tuleb, ta ei tohi ennem süüa. Läheb täitsa narkoosi alla ja siis nad vaatavad teised hambad ka üle ja meile öeldigi, et tegelikult arvestades ta vanust, mis on siis 4, ta saab kohe augustis 5, on tal suu päris hästi, et me oleme tema hambaid pestud nii hästi kui üldse võimalik, et me ei saagi midagi paremini teha. Aga jah, ma olen nagu väga šokis, sest keegi nagu ei pese tegelikult niimoodi oma koera hambaid ja siis meie peseme lihtsalt iga päev. Ja nüüd ta peab minema opile hambaid eemaldama, siis nad lihtsalt kukuvad ta suust ära. Minu meelest see on praegu piisavalt tõsine asi, et arsti juurde saada. Ja kujutate, kui sa oled inimene ja sul hammas liigub suust, nagu kukub kohe ära ja siis sulle öeldakse, et sorry, me praegu ei võta. Me teeme nüüd selle kurja poisi koju, sest et me lähme nüüd edasi Kaupsi, Tartu kaubamajja, sest et täna on esimene päev, kui poed on jälle lahti ja mul on hädasti vaja ripsmeid. Ma arvan, kui ma need täna ära võtan, ma ei saa neid rohkem kasutada, sest neid hoiab reaalselt koos. Ma isegi enam ei tea, mis. Nad on kohe lahti lagunemas ja mul on väga vaja uusi ripsmeid. Mul on vaja kuiv šampooni, kindlasti midagi veel. Ma isegi ei tea, kaua see karantiin praegu kestnud on. Ma pole nii ammu poes käinud. Nii, ma olen nüüd tagasi kodus ja me käisime kodudel läbi McDonaldsist. Ma näitan teile, mis on minu tavaline Maci tellimus, et te teaksite, mis on nagu parimad valikud seal. Esimene asi muidugi topeltjuustuburger. See on see, mida ma pean alati võtma. 99% ajast ma võtan sellised kartulid, siis minu uus lemmik snäkk, mida siia kõrvale võtta, on juustupallid. Kui sa pole neid proovinud, siis oh my god, ma soovitan ja ma söön neid alati küüslaugu-kastmega ja neid ma söön hapukoori-kastmega. Joogiks alati muidugi Coca Zero ja seda ma tavaliselt ei võta, aga täna mul oli ekstra selle isoon ja ma võtsin endale väikese maasika jätise kokteili. See on siis minu tänane õhtusöök, super ebatervislik, aga ma olen väga palju trenni teinud ja ma teen kindlasti homme ka trenni sellest. Seni kuni ma siin söön, kindlasti anna sellele videole thumbs up, kui sa seda praegu vaatad ja ütle mulle all kommentaarides, mis on sinu lemmikasi, mida Macist võtta. Kui ma peaks ühe asja valima, siis 2-kordne juustuburger 100%. Kell on 9:30. Ma käisin siis täna enda esimesel shoppingul pärast karantiini. Ma ütlesin, mul oli vaja ripsmeid igast asju ja ilmselt kui ma poodi jõudsin, siis ma avastasin, et mul on tegelikult veel asju vaja. Nii ma mõtlesin, et väikse hooli. Ma käisin siis Tartu kaubamajas. Esiteks ma ostsin siis kunstripsmeid. Mulle väga meeldib Kissi bränd. See on see stiil, mida ma kannan väga tihti. Ma tahtsin midagi vahelduseks ja mida ma nendega tegelikult teen, on see, et ma DIY-in nendest sellised ripsmed, mis mulle endale meeldivad. Kui kunagi tahate, ma videos näitaksin, kuidas ma ise enda soovidele vastavalt erinevatest ripsmetest ripsmeid kokku panen, siis ma võin teile näidata, öelge kommentaarides, kui kedagi huvitab. See ei ole väga raske üldse, aga võib-olla kõik ei oska, ma ei tea. Ja kuigi see tuleb liimiga, siis ma pole kunagi seda liimi kasutanud, vaid mulle meeldib see duoliim ja sellega püsivad ripsmed imehästi peal. Isegi kui ma panen päevas mitu korda silmatilka, mul pole probleeme tekkinud, et mul oleks ripsmed lahti tulnud. Siis siin on üks asi, mida mul tegelikult nagu pole vaja, aga samas nagu oleks ka. Ja ma ostsin siis sellise asja, mis on nagu, see ütleb, et see on vintage peapael, mida siis kasutatakse meigi tegemisel. Ehk sellega sa saad juuksed näo eest ära panna. Ma ei taha seda praegu pähe panna, sest mul lähevad muidu juuksed sassi. Muidu kui ma panen lihtsalt juuksed patsikaga kinni, eriti kui mul on juuksed juba ilusti ära sätitud, patsikad tihti jätavad selle joone sisse, teate küll, mida ma räägin, selle randi sisse. See ei riku juukseid ära. 2 huulelainerit, need on Nixilt toonides Natural, mis mul on praegu ka peal, ja Nude Beige. Olen need mõlemad olemas, aga neist on umbes nagu selline pisiki upikene alles jäänud ja ma otsustasin, ma ostan endale uued. Siis ma ostsin endale uue Beauty blenderi, sest mu praegune Beauty blender on mõrasid täis, rõve, see reaalselt laguneb igast otsast. Ma võtsin enda vana välja, see on praegu veel must ka, ehk siis eriti rõve, aga näete, siin on mingisugune auk sees. Siin on mingi konkreetne kraater sees. Siis on mul siin küünelake eemaldaja. Siis ma ostsin endale kuiv šampooni juurde. Batisti omad ja originaalid, kõige paremad. Ja üks asi oli veel, ma ostsin seda koorivat näopesukeeli, mis mul oli otsa saanud. Mult on palju küsitud, et mis oli see
näopesutoode, millest ma ühes videos kunagi ammu rääkisin. Ma arvan, sa mõtled seda. Tahan seda ikkagi pähe proovida, ma otsustasin ümber. See on nii cute. Ma ei kuule selle, kas mul on kõrvad all. See on täiega midagi, mida mina umbes 8-aastasena oleks niisama kandnud. Nagu peole. Kellegi teise 8-aastase sünnipäevale. Kujutage ette, et sa oled 8-aastane. Saab sünnipäevidu. Ja siis tuleb mina niimoodi kohale ja ma kingin sulle, kui sa tüdruk, siis arvatavasti sädeleva huuleläike kaelakee, mis on nagu odav, aga cute. Kuskilt laste kollektsioonist. Ja küünelaki. See on midagi, mida ma kingiks. Ja ma tuleks niimoodi kohale. Flashbacks. Ja ma reaalselt tunnen, ma olen midagi sellist kandnud nagu niisama. Mis sina arvad? Täna on 14. mai, neljapäev ja kell saab kohe 12 ja Peilul on siis aeg hammastoopile. Peilu, kas sa näita enda kikusid ka? Sulle ei meeldi näidata ja nii väiksed kikud on sul. Tavaliselt ta sõidab meil taga kastis, sest et niimoodi on ohutum ja parem talle, aga talle hullult meeldib sinna ees sõita ja meil on sinna suht lühikene sõit ka läbi kesklinna põhimõtteliselt ainult, nii et mõtlesin, ma luban tal praegu siin ees istuda. Ta pole midagi hommikul söönud. Ta ei saa midagi aru, ta mõtleb, ta läheb jalutama. Kahjuks see pole nii. Panen nüüd kaamera ära, ma ei taha arsti juures loogida. Ja ma annan siis Peilu arstile üle. Kas sa oled kikust ilma täna? Teadsin, ma hakkan tunned sarauduus on heiti. Peilu oli ka nii memmekas, tahtis terve aeg mu süles olla, ta isegi ei olnud nõus maha minema, ta tavaliselt ei ole selline. Meil öeldi, et me saame umbes 2 tunni pärast kõne. Et siis tal on protseduur tehtud, et tal võetakse üks hammas kindlasti ära. Kui on veel selliseid hambaid tuleb välja, siis võetakse rohkem. Ja siis talle tehakse ka hambakivi eemaldus, et tal mingi aeg oleks rahulik olla niimoodi. Ja öeldi, et umbes 3 tunni pärast võib-olla saame järgi minna. Loodame, läheb kõik hästi. Ma nutan lihtsalt terve aja. Aga et ennast distraktida. Ma mõtlesin, ma teen TikToki kohvi. Ma isegi ei joo kohvi. Ma natuke nutan siin autos ja siis ma lähen poodi ja ostan kõik asjad, mida on vaja TikToki kohvi jaoks. Või nad ütlesid, et võime ära minna, siis ma lihtsalt tulin rutta autosse, ma teadsin, ma hakkan nutma. Aga ta on nii kuri, kuidas nad saavad talle üldse midagi teha. Ja kui keegi annab mulle praegu selle eest heite, et ma muretsen enda koera pärast, siis see pole minu süü, et sa kohutav inimene oled. Update Peiliga, ma jõudsin just koju. Me käisime siis poes ja sõime. Kell on praegu 13.53 ja nad ütlesid, et helistavad umbes 2 paiku ja ma mõtlesin, et on Oliveri number, mitte minu number, sest ma küll panin enda telefoni pealt talle aja, aga me andsime neile Oliveri numbri ja mul polnud isegi telefon hääle peal. Nad on mulle pool tundi tagasi helistanud, ma helistasin praegu tagasi ja nad panid kõne ära. Nad ei võta vastu, ma ei tea, ma olen ülistressis. Üritan vastu praegu. Tere, helistasite? Jah. Peilile võib järgi minna, tundub, et kõik läks hästi. Jumal tänatud, ei saa aru, kui stressis ma olin, kui sul läheb koer opile. Isegi kui see on lihtsalt väike hambaprotseduur, ta pannakse narkoosi alla ja kui ta pannakse narkoosi alla, sa pead andma allkirja, et kui ta sureb, siis sa ei esita kellelegi süüdistusi. Mis on väga hirmutav reaalselt, sest seal on reaalne oht olemas ja alles hiljuti oli üks väike chihuahua, kes suri. Okei, aga Peili läks hästi. Oota, ma näitan. Ma tahtsin küll seda TikToki kohvi teha, aga ma teen siin. Me käisime ka loomapoest läbi. Tahtsin nagu lihtsalt kuskil ringi käia, et mitte mõelda. Me käisime loomapoes ja me tegime Peilile väikse kingituse. Me ostsime Peilile siis 2 asja loomapoest. Esiteks siin on selline interaktiivne mäng. Peili, nagu te võib-olla olete kuulnud, ei mängi eriti mänguasjadega. Talle meeldivad ainult snäkipallid. See pole küll snäkipall, aga siia saad igasuguseid snäkke peita ja siis ta peab neid asju erinevalt liigutama, ümber lükkama, üles tõstma. Ja äkki see on piisavalt motiveeriv, kui siin on snäkid all, et ta sellega päriselt mängiks ka. Kohe praegu ta vist sellega mängida ei saa. Võib-olla nädala aja pärast, see ongi talle väike motivatsioon, et ta ruttu paraneks. Ja siis me ostsime Peilile uue voodi, mille me saame panna siia elutuppa diivani juurde, sest talle meeldib väga diivani peal olla. Ja siis ma mõtlesin, et oleks tore, kui tal oleks enda pisike diivan. Jällegi ta pole väga selline pesas magaja tüüp, aga ma lihtsalt tahtsin talle midagi osta. Me lähme nüüd talle ruttu järgi. Peili. Oi ei. Saime nüüd Peili kätte, öeldi, et ta oli väga tubli. Ja näete, siin oli tal ka nüül. Sõidame jälle üles koju, jah? Ei, varan, oi. No.
sul on kaladega plaaster, Peili. Teda vist väga see diivan hetkel ei huvita. Tahad siia sommu jääda? Ja ma tõin Peilile asjad, mis talle meeldivad, ehk see roosa vaip. Äkki kui ta natukene rohkem märkab, äkki tuleb siia peale. Siis ma tõin talle tema kiisu, kes on ta parim sõber peale emme ja veekausiga seal. Ma olen siis praegu siinsamas Peili juures maast, vist näed teda, saab otsa siit, aga tal eemaldati ikkagi kokku 3 hammast ühe asemel. See esihammas, mida me siis ise nägime, et liikus ja tuli välja, et 2 tagumist hammast olid ka lahti. Ausalt öeldes see on suht šokeeriv, et me iga päev, alates sellest, kui me ta saime, peseme tal iga õhtu hambaid ja ikka ta jääb hammastest ilma, aga midagi pole teha, ta ongi hästi väike tõug, super pisikeste hammastega ja neid lihtsalt ei saagi nii hästi pesta. Muidu meile öeldi, et läheb umbes 2 tundi, kui jopp lõpeb ära, siis nad helistavad meile, kuidas läks ja siis läheb umbes tund aega veel, enne kui me saame järgi tulla, ehk siis 3 tundi peaks kokku minema, aga meid kutsuti juba alla 2 tunniga järgi. Mina olen terve päev kodus, valvan Peilit ja me saime 3 päevaks valuvaigistid, aga praegu lähme teeme siis seda TikToki kohvi, mida ma juba hommikul pidin tegema. Ma isegi ei tea, miks ma seda teha tahan, sest et ma ei joo kohvi. Väljatud Starbucksi, ma joon Starbucksi frappuccinot, aga ta on pigem jäätise kokteil kui kohvi. Ma lähen siia samma laua taha ainult. Ja mida meil siis vaja läheb, on suhkrut. Kas see on eesti keeles instant? Ma isegi ei tea, sest ma ei joo kohvi, aga ma ütleks selle kohta instant kohvi, mis on suht peene puruga, sooja vett, mis mul on pandud siia klaasi sisse ja siis piima, aga mina ei joo tavalist piima, mulle ei maitse, nii et mina valisin hoopis kookospiima. Öeldigi lihtsalt, et see peaksid kõige võrdsetes kogustes siia sisse panema. See tähendab siis nii suhkrut, kohvi kui sooja vett 2 lusikatäit ja pärast sa lisad piima, see vist silma järgi. Nüüd see näeb välja selline, issand kurga. Ja nüüd ma võtan vispli ja hakkan seda lihtsalt vispeldama. Ja ma olen näinud kuskil sellist õpetust, et selle asemel, et niimoodi lihtsalt selle vispliga teha niimoodi, siis ta peaks nagu rutem tegema. Ma panen taimeri ja vaatame, mitu minutit läheb, et see päriselt vahtu saada käsitsi. Nii, mulle tundub, et see on valmis saanud. Ja praegu näitab taimer, et ma olen umbes 12 minutit siin seda seganud. Ma lihtsalt tahan näidata enda peopesasid. Täiesti tuli punased, lihtsalt sellest, et ma hõõrusin neid hästi kiiresti selle vispliga niimoodi. Tõin jääkuubikuid selle kohvi jaoks, ma lihtsalt kasutan neid korrandi kätte. Mul on nii tuline valus tunne lihtsalt appi. Aga siin on mul klaas jääkuubikutega ja ma valan siia siis kookospiima. Ma valan selle igaks juhuks sinna alla, sest mitu ta jälle lendab igale poole. Ja nüüd ma peaks siia lihtsalt lusikaga seda kohvi sisse tõstma. Kuigi see on niimoodi hästi lahe välja, siis minu meelest see segatakse läbi ja alles siis juuakse. Ma üritasin seda häält vahestada, siis mõtlesin, et tegelikult suva. Ma lihtsalt proovin. See on nagu kohvi. Mulle ei meeldi kohvi. Ma arvan, mulle meeldib see. What the hell, ma joon kohvi. Ma annaks sellele 10-st 8. Frappuccino minu jaoks on 10-10-st. Tavaline kohvi on võib-olla 20-st, sest nagu ma suudan seda juua, aga ma pigem ei tahaks. Ja see reaalselt 80-st. Ja ma arvan, ma teen seda veel kunagi. Ma arvan, ma hakkan nüüd kohvi jooma. Kes oleks osanud oodata? Ütleme üle kommentaaris, kas sa oled TikToki kohvi joonud ja kui sa oled, siis kuidas see sulle meeldib? Peili tuli ka vahepeal siia minu juurde laua alla. Vist hakkab üles ärkama narkoosist rohkem. Ja seni, kuni ma siin enda kohvi lõpetan, anna selle videole thumbs up sellest, et ma olin esimest kord elus nõus päris kohvi jooma, seda ise tegema, 10 minutit vispeldama, enda käsi punaseks ja et see päriselt ka hästi välja tuli. Te olete väga pikalt tahtnud, et ma teeksin Peilist eraldi video, kus ma vastan temaga seonduvatele küsimustele. Ja see video siin praegu ongi põhimõtteliselt ju Peilile pühendatud. Ja ma mõtlesin, ma panen siia väikse mini Q&A moodi asja sisse, kus ma vastan ainult Peiliga seotud küsimustele. Aga enne kui ma hakkan endale küsimustele vastama, ma juba peast tean, mis on need peamised asjad, mida mult alati küsitakse. Esiteks, kas Peili on poiss või tüdruk? Ta on poiss. Teiseks, kui vana ta on? Peili sai 2. augustil 4-aastaseks, ehk nüüd sellel suvel ta saab 5, aga hetkel ta on veel 4. Kolmandaks, mis tõugu ta on? Ta on Pomeranian. Aga ma hakkan nüüd lugema ja vaatan, mis te veel mult küsisite.
kust tuli idee võtta just selline tõu? Ma olen Pomeraniani tahtnud alates sellest, kui ma olin umbes 13, sest et siin YouTube'is oli üks tüdruk, kelle kanal oli Megan Hart's Makeup või midagi sellist. Ma enam ei vaata teda ja ta pole enam eriti suur YouTuber, aga kui ma olin mingi 13-12 kuskil seal, siis ta oli super suur YouTuber ja tal oli kodus hästi palju Pomeraniane ja tema videost ma siis esimest korda seda tõugu nägin ja koheselt ma teadsin, et ma tahan endale ka Pomeraniani võtta. Kas sa oled mõelnud võtta lisaks Bailey'le veel ühte koera? Ma hea meelega võtaks endale kokku 5 koera, kui mul lihtsalt oleks suur maja ja et ma reaalselt võtaks endale hästi-hästi palju koeri. Aga kuna mu praeguses kodus väga ruumi ei ole, siis ma ei hakka endale rohkem koeri võtma. Ja lisaks ma ei ole kindel, kas Bailey'le üldse meeldiks see idee, et ma veel kellegile tähelepanu pööraksin. Arvatavasti mitte. Kõige populaarsem küsimus, millel oli kõige rohkem like, oli see, kas käisid Bailey'ga kuskil koerte koolis või olete te ise õpetanud kodus. Me läksime kutsika kooli, aga juba enne, kui me kooli läksime, ta oskas istuda, lamada, selliseid basic trikke, mida me juurde õppisime, olid erinevad kontaktiharjutused ja ma arvan, et see on meid väga-väga palju aidanud siiamaani ja ise ma ei oleks teadnud sellist asja õpetada. Kellele kõige rohkem sinu arvates see koeratõuk sobib? Pomeranianid on hästi pisikesed, õrnad koerad ja sellepärast kindlasti mitte väikestele lastele. See ma lõin nende jalga ja nad tahavad päris palju tähelepanu. Minu puhul on see pigem see, et ta tahab lihtsalt, et ma kogu aeg teda sügaksin, teeksin talle kõtupai, võtaksin ta enda juurde voodisse, lihtsalt tahab kogu aeg minuga kontaktis olla, aga samas ta väga ei taha mängida. Ta lihtsalt tahabki diivani peal olla minuga. Talle meeldib jalutamas käia, aga temaga ei pea tegema liiga pikkasid ringe, et selles mõttes on temaga suht lihtne. Selle tõu omanikul võiks siis lihtsalt aega olla temaga kodus olla. Kas Bailey saab teiste koertega hästi läbi või on rohkem arg? Arg või? Bailey on selline, et enamasti ta ründab teist koera. Ta on äärmiselt agressiivne teiste koertega, eriti täiskasvanud isased. Oh my god, enamasti ta on okei kutsikate ja emastega, aga mitte alati. Näiteks me läksime Hele-Liisile külla, kellel on hästi palju mopse. Tal oli üks emane kutsikas ja siis 2 täiskasvanud emast ja Bailey läks neile esimesel võimalusel lihtsalt kallale. Nagu nii kui nad kokku said, Bailey hakkas ründama. Nii et jah, ta pole kohe kindlasti mitte arg ja kohe kindlasti mitte eriti sõbralik. Kirkäke küsib, mis on Bailey lemmiksöök, mis pole koertele mõeldud. Porgandid. Bailey armastab porgandeid ja need on hästi tervislikud koertele, hammastele ka head. Kui sa pole proovinud, siis anna oma koerale porgandeid ja vaata, kas talle meeldib. Kui tihti sa Bailey karvu lõikad? Ma lõikan Baileyt nii tihti, kui ma teda pesen. Soovituslikult peaks Pomeraniani pesema kord 3 kuu jooksul, sest et neil on hästi kuiv nahk, aga ma ikkagi pesen teda natukene tihedamini ja alati peale pesu ma teen talle ka väikse lõikuse, nii et võib-olla ongi ma arvan kord 2-3 kuu jooksul. Kas Bailey on mõnel operatsioonil käinud? Nagu näha, siis ta täna käis operatsioonil ja tal on tegelikult 1 operatsioon veel olnud. Kui ta oli veel kutsikas, siis tal oli probleeme hammastega. Tal ei tulnud vist, minu meelest need olid ülemised kihvad, mis tal ära ei tulnud. Ja kui me poleks neid lasknud kirurgiliselt eematada, siis tal oleks kogu hambumus viltu läinud. Ja siis me pidime samasuguse hamba väljatõmbamisopi talle tegema. Marta Matu 4 küsib, mis iseloomuga Bailey on. Minuga ta on äärmiselt memmekas, ta tahab kogu aeg süles olla, ta tahab pai, ta tahab musi, ta tahab kalli, ta tahab voodis olla koos minuga, lihtsalt kogu aeg minu lähedust. Aga teistega ta on suht ülbe ja kuri. Mis on Bailey tõu mõned iseärad? Ma arvan, et see ülbus ongi suht tavaline Pomeranianitega. Mitte, et ma ütlen, et kui sul on Pomeranian, su koer on kindlasti ülbe, aga nad on sellised suure iseloomuga, julgemad, kui nad peaksid olema, eriti teiste koertega, natuke agressiivsed, ülbed, mõtlevad maailm keerleb nende ümber, aga Loki keerlebki, nii et. Ja need on kõik küsimused, millele ma praegu vastan. Ma arvan, et järgmine video, mis ma postitan, tuleb päris Q&A, ma lubasin teha teise osa, aga lähme nüüd vaatame teise tuppa, mis Bailey teeb. Mul on terve aeg siin uks lahti olnud, et kui ta tahab, ta saab minu juurde, et ma kuuleks seda, aga ma pole mitte midagi kuulnud, nii et lähme vaatame, mis ta teeb. No, oi, kõtupai tahad ikka, jah? Ta on näguga nii poistus praegu. Sa oled nagu mina peale hambaoppi. Ma olen 2 korda tarkuse hammastopid läbinud, kus mul võeti mõlemal korral mitu hammast ära, ja ma täiega saan aru, mida Bailey praegu tunneb. Mul hakkas kõht valutama. Aga ma ei suuda ikka lõpetada. Kas sa sõid suure õhtusöögi? Vaata, mis me ossime. Tule peale. Tubli! Oi, Bailey, sulle meeldib või? Oi, joo, püherda muidugi enda kodujuustune nina sinna sisse.
appi, ma olin nii kindel, et sulle ei meeldi, mul on nii omel. Me tulime siis just Peiliga õuest ja ma andsin talle veel suure õhtusöögi konservi, mis on siis selline pehme toit, mida ta saab ilusti süüa. Ja ta sai ennem ju kodujuustuga, mis tähendab, et ta on praegu ekstra hea isuga, mis on väga-väga tore ja positiivne ja ta on juba täitsa enda nägu. Natukene uimane näha, et tal on valus ja nägu on natuke paistes, aga ma arvan, et saab korda. Ja selline oli tänane video. Selline oli Peili väike opi kogemus. Küll ei tea ilmselgelt, ma sellest videot filmin, aga ma tahan ikkagi öelda aitäh Janne Orru loomakliinikule. Enam meid niimoodi vastu võtsid, kui meie enda kliinik ei võta ja veel nii kiiresti. Ma arvan, ma jäängi sinna käima ausalt öeldes. Aga okei, ma lähen nüüd. Aitäh vaatamast, kui sulle meeldis see videos, kindlasti anna selle video thumbs up. Tänases videos saab shoutouti Lallu Laur, kes positas minu eelmisest videost selle screenshoti siin. Kui ka sina tahad saada minu järgmises videos shoutouti, siis lihtsalt screenshoti see video minust okei näoga, sest kui see on kole, ma ilmselgelt ei taha seda enda videosse panna. Kindlasti tag'i mind ära ja kasuta hashtagi DianaBanana uus video. Ja siis ma valin kellegi screenshoti suvakalt välja ja teen talle järgmises videos shoutouti. Me Peiliga läheme nüüd. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.